Ma ootan siin naabrimeest. Ta lubas mind viia saarele linde vaatama. Praegu on pesitsusaeg. Ei tohi neid häirida. Kuidas ei tohi häirida? Kes sellise mõtte peale tuli? Eesti looduskaitse sai alguse linnukaitsest Vaika saartel Artur Toomi eestvõtmisel. Tema ei lubanud enam külaelanikel lindude pesi rüüstata. Tollal oli kombeks müüa suvitajatele lindude mune. Selge. Ei tohi mune korjata. Aga miks nad siis neid poes müüvad? Vaata, täiesti värsked, täna ostetud. Ma panen nad siia samasse tagasi. Äkki mõni lind tuleb, leiab üles. Aub välja. Tulevad ilusad, kohevad tibud. Vaika saartelt algas 1910. aasta augustis Eesti looduskaitse. Vaikadel on lindudel hea pesitseda, sest meri pakub toitu ja neid ei ohusta kiskjad. Vilsandi tuletorni ülema Artur Toomi ja Riia looduseuurijate ühingu eestvõttel sai Vaikadest 100 aastat tagasi Baltimaade esimene kaitseala. Et Kihelkonna kirikumõisale kuuluvail saartel pesitsevaid linde kaitsta, tuli Toomil Vilsandi kaptenite abiga rentida aastaks 6 saart. Vilsandist ja Vaikadest kujunes omapärane linnuriik, mida käidi uudistamas mitmelt poolt Euroopast. Külastajate seas oli riigivanem Konstantin Päts, kes tõi Vilsandile ka Soome peaministri. 1937. tegi Eesti kultuurfilm Vaikadest ja Vilsandist esimese loodusfilmi. Linnuriigi hävitas sõda. Saared rüüstati, Artur Toom arreteeriti, vilsandlased põgenesid ja saared hõivasid punaarmeelased. Artur Toomi mõtteid on looduskaitses tunda ka tänapäeval. Ainult, et kaitse hõlmab üksikute liikide või objektide kõrval palju suuremat maa-ala, kooslusi ja elupaiku. Praegu on kaitse all 18% Eesti maismaast. Nii nagu kogu maailm võrgustub, nii ka looduskaitse võrgustub. See tähendab seda, et ei tegeleta looduskaitsega ainult kaitsealadel, vaid looduskaitsega tegeletakse juba enam kaitsealadest väljaspool ja et looduskaitse on globaalne ehk üleilmne protsess.